Adele, Hanna ja kanad. Oli kevadine päikesepaisteline päev ja kogu pere sai maalõues toimetada. Isil olid käed tööd täis, maale tuli pakk. Pakis olid kanade majajupid, mida issi ise kokku pidi panema. Adele ja Hanna aitasid nii nagu oskasid. Küsisid, kuhu käib üks või teine asi ja ronisid majja sisse, kui see oma kuju hakkas võtma. Vahepeal oli tore niisama papi peal pikutada, mis majajuppide ümber oli. Adele küsis juba mitmes kord, kes siia elama tulevad? Issi vastas juba mitmes kord. Me võtame kanad, siis saame nendelt mune ja saame vaadata, kuidas meil lõue peal siu-siu tegema hakkavad. Noored kanad veel kaagutada ei oska. Samal ajal ronis Hanna jälle majja ja hakkas kõva häälega kirema. Kõigil oli nalja nabani. Maja ja sinna juurde kuuluv aedik sai turvatud ka lisavõrguga nii ülevalt kui alt, et ükski metsloom ligi ei pääseks. Kui maja valmis sai, tuli ainult ootama jääda, millal kanad saabuvad. Peagi jõudiski kätte päev, millal Issi sai sõbraga kanadele järgi minna. Valiti 4 uhket isendit. Sirje, Pille, Alma ja Laine, kes kõik said majakeses oma pesa ja ilus elu võis alata. Peagi otsustati, et kanadele on ka kukke vaja. Kukk Hillar liitus kanadega nädal hiljem ja võttis koha sisse õrrel, et hommikuti ikka kõik teda kuuleksid. Aga oh imet, kukk ei osanudki kireda. Nana, Liina ja Kaur kiresid oma hääle kähedaks, et kukke õpetada, aga ei aidanud seegi. Issil aga tuli hea mõte. Ta pani kanaaedikusse peegli ja YouTube'ist mängima video, kus kuked kirevad uhke häälega ning see toimis. Kukk tegi oma esimese kiremise peegli ees. Pererahvas rõõmustas väga, kuid kõige rõõmsam oli ilmselt Hillar ise. Nõnda nad iga päev harjutasid, pererahvas ümber aediku ja kukk aedikus sees. Perekoer Tessa vaatas seda kõike kahtlustava pilguga kraavi servalt. Ühel päeval tegi Hillar oma esimese kiremise täiesti iseseisvalt. Oli see alles rõõmu täis päev, nagu beebi oleks esimesed sõnad öelnud. Sellest päevast alates on Adele ja Hanna maakodu täis kukke ja kanade jutuvada. Lapsed rõõmsalt nende keskel uute seikluste ootel.